Mida kliendid tahavad? Podcasti toob teieni saatejuht ja teenusedisainer Mari Arnover. Tere, armas kuulaja! Täna olen ma siis valinud saate teemaks strateegilise disaini juhtimise ja ma ise olen väga-väga põnevil. Eriti kui meil on hetkel sellised rasked ajad, siis võib disainmõtlemine olla viis, kuidas neid muutusi juhtida. Ja ometi märkan ma, et strateegilist lähenemist ja strateegilist ka mõtteviisi on Eestis ikkagi liiga vähe. Kuidas siis muuta organisatsiooni mõtteviisi ja kultuuri ja kuidas ja miks disainmõtlemine viia organisatsiooni südamesse on ühed tänased teemad. Kindlasti jõuame rääkida ka kliendikogemusest, võib-olla prototüüpimisest. Ühesõnaga, meil on teemasid mitmeid ja oma pikaaegset disainijuhtimise kogemust palusin rääkima Laura-Maria Freibergi, kes juhib siis suurettevõttes Telias brändi ja kliendikogemust ja kõigest juba lähemalt kohe, aga siis tere tulemast saatesse, Laura. Tere, aitäh kutsumast. Ja Laura jäi mulle silma just nimelt, et me oleme selles valdkonnas olnud päris kaua. Me oleme näinud, et disainikeskus on siin väga head tööd teinud, meil Eestis korraldatakse disaini meistriklasse ja kõigest just, kui meil on endal tunne, et on väga palju räägitud. Ja ometi, kui me seda Eesti pilti vaatame, et siis seda võiks olla nagu tunduvalt rohkem. Ja Laura üks sõnavõtt, kus ta ärgitas mõtlema kastist välja, meeldis mulle nii väga, et vaatame siis, kuhu me täna jõuame. Aga ma tegin täna ka ühe sellise teistsuguse lähenemise, et ma olen alati tundnud puudust, et ma ei saa siin podcasti ajal võtta kuulajate küsimusi vahele ja pöördusin siis meie püsikuulajate poole, tervitan teid kõiki, nii tore, et te olete kuulamas ja tõesti see strateegia teema on väga paljudel laual, nii et neid küsimusi saabus rohkem kui ühe saate jagu. Ja seetõttu täna me siis nagu nopimegi siit-sealt ja vaatame, mis siit välja hakkab kooruma. Aga Laura, mul oleks hea meel, kui sa räägiksid, et kuidas sina nagu disaini teemadega oled tänasesse jõudnud, et ma tean, et sul on praegu osakond 7 inimesega, aga kuidas sa siia jõudsid? No e-disainini sai alguse üsna minu karjääri päris alguses, et ma läksin tööle juba disainimeeskonna juurde sellises ettevõttes nagu Webmeedia, mis nüüdseks on Nortal ja sealt edasi töötasin erinevates agentuurides, ka rahvusvahelistes, et oli võimalus ka töötada Wundermannis, nüüdseks Wunderman Thompson, mis tegeleb ka väga palju uuringutega. Ja liikusin kõige kiiremini võib-olla seal digitaalse disaini poole peal, et kuniks siis mul oli võimalus juhtida ka kohalikku Eesti loovagentuuri Division juures paiknevat Division Interactive nimelist digiagentuuri. Ja mida enam ma nagu selle digitaalse disainiga tegelesin, seda enam ma sain aru, et tegemist on ikkagi sellise väga pinnapealse osaga ja tihtipeale digitaalsesse disaini jõudsid läbi mõtlemata asjad, mis oli vaja ära vormistada, aga millel ei olnud kohati mingisugust mõtet. Et keegi ei teadnud, kellele ja miks? Keegi ei teadnud, kellele ja miks. Ja väga paljud asjad saidki tehtud lihtsalt sellepärast, et oli vaja ära teha. Aga ja seda kogesin ma samamoodi Telias, et Teliasse ma tulin tööle loomagi sealset disainimeeskonda, et kui ma liitusin, siis meil oli Telias tööl täpselt 2 disainerit ja kui ma selle disainijuhtimise tiimi nii-öelda selja taha jätsin ja liikusin uutele radadele Telia sees, siis seal oli ikkagi koos partneritega üle 20 inimese
ja see kasvas väga kiiresti ja kõik me olimegi jõudnud teatud hetkel järeldusele, et ainult sellest pinnapirvendusest ei piisa, et UX ja UI-ga ei lahenda ära väga mitmeid küsimusi, mis klientidel on. Nii et siis ma hakkasingi maale tooma seda strateegilise disaini vaadet, uuringuid ja teenusdisaini. Väga hea. Ja ma usun, et jah, kõik on päri, et strateegiast ei ole kunagi küll või isegi, et strateegiaga, kui sa oled selle pisiku saanud, siis sinna tagasi minna justkui teed ei ole. Nii on, jah. Ühe suuna tee. Aga mida strateegiline disaini juhtimine sinu jaoks tähendab? No strateegiline disaini juhtimine minu jaoks ikkagi ongi juhtimispraktika, et see ei ole selline funktsionaalne disain või visuaalse disaini osa, mida tihtipeale sõnaga disain iseloomustatakse, et mõtled küll, et sellest on juba ammu aru saadud, tegelikult ei ole. Et see on ikkagi selline mõtteviis ja tööriistakasti väga nagu efektiivne kasutamine siis selleks, et mingi organisatsiooni eesmärke saavutada. Ja siin on vaja väga palju ikkagi mõista tervikpilti ja sügavuti siis ka nagu kliente näha, et väärtuspakkumise ümber enamik sellest tööst siiski keerleb. Et me peamegi kokku panema selle organisatsiooni strateegia ja kliendi ootused. Et kõigepealt mõista siis, kellele sa teenust lood ja mis on see väärtus, mis seal tekib. Ja viimatised asjad, mis ma ka nagu lugenud olen ja kuhu me ka ise oleme liikunud enda tiimiga, on ju see, et kliendi kogemuse ja strateegiline disain, nagu see osa peab olema seotud väga tugevalt ka brändilubadusega. Ehk et see ongi nagu see keskne roll tegelikult, kus me justkui lubame enda organisatsiooni kohta midagi välja ja siis me peame tegelikult jälgima, et me sellega teoks teeme. Just. Ja see ongi, miks mulle see tänane teema nagu väga meeldib, et bränd ja kliendi kogemus, nagu see suur pilt, kuidas tegelikult kõik osakonnad peaksid ühte jalga liikuma, aga aru saama, et me teeme tõesti ühte asja. Nii, aga mis on need põhimõtted, mis sulle tundub, et sinu töös täna sind nagu kannavad ja on olulised? Ma arvan, et kõige rohkem mind nagu praegu selles teemas paelub ja kus ma nagu praegu asun, ongi see, et ma jätkuvalt proovin seda customer obsessionit, sellise kliendile keskendumist organisatsioonis edasi juurutada. Et see ongi üks parimaid nagu viise, kuidas siis nagu üldstrateegiaga ennast siduda. Et me peame asetama kliendi selle kogu ettevõtte tuumaks. See käibki nii, et me praktiliselt kõikides tegevustes, mida me teeme, me peame ju küsima, et kuidas see asi loob kliendile väärtust. Ja inimesed on erinevad, inimesed nagu saavad sellest erinevalt aru. Et mõnele tuleb selline asi ikkagi väga, väga nagu punnitatult, nad ei näe, kuidas seda on võimalik üldse siduda juhtimise või operatsioonidega. Teistele tuleb jälle väga lihtsalt, et see on nagu kergemini omastatav. Et mida suurem organisatsioon, seda rohkem on neid erinevaid inimesi. Et kunagi disainitiimis olles mul oli isegi üks töötaja, kes mõtles sellele customer obsessionile nii intensiivselt, et tal 2-aastane laps, kes just õppis rääkima, küsis ka ühel päeval, et ema, millist väärtust ma saan sulle luua? No see oli hea peegeldus, et just. Nii, mis meilt veel on küsitud, et miks ei ole ettevõtted võimelised oma kliendi peale mõtlema? Mis sina arvad? Ma arvan, et väga palju on seotud sellega, et kui lähedal klient üldse nagu mingitele rollidele on. Et võib-olla see, et kui meil on näiteks mingi arendaja roll, kes töötab mingi väga detailse süsteemiga, ta ei pruugigi üldse aru saada, et kui tema midagi seal teeb, see paistab ju kliendile välja, aga igapäevaselt ta on oma väga kitsas töölõigus, väga funktsioonipõhiselt, et peab olema kindlasti võimalus klienti tuua lähemale, kas siis otsekontakti või siis, et sul on võimalik mingisuguseid kokkupuuteid kuulata järele, et mõista, et see on kindlasti üks pool. Ja teine on kindlasti see, et meil on ettevõtetel ja muudel organisatsioonidel on eesmärgid, igasugused mõõdikud on kõigile väga erinevad. Et seal nagu
mingisugust ühist kliendikeskset asja leida ongi väga keeruline ja siis hakkabki igaüks mõtlema nagu väga enda suunalt ja klient jääb aina kaugemale, aga no tegelikult on ju väga oluline aru saada, et klient ei ole ainult mingi andmepunkt sinu mingi sisend, vaid ikkagi tegelik inimene oma tunnete ja ootuste ja mõtetega, nii et mida rohkem me loome võimalusi selleks, et neid tundeid ja ootusi näha, seda rohkem see arusaamine ka tekib. Aga nüüd naljaga pooleks, et need tunded ja ootused, need toovad ju alati probleeme juurde. Kindlasti toovad, jaa. No vastuseis sellele on loomulikult normaalne, et jah, see on selline tavapärane osa, et inimestel on erinev nägemus sellest, kuidas kliendikesksust rakendada ja nad ka võib-olla pelgavad, et midagi, mis on tundmatu, võib ohustada nende võimu, nende erinevaid mugavusi, samamoodi võib ju tekkida tunne, et näiteks võib-olla kliendi sekkumise tagajärjel midagi lakkab töötamast ja nii edasi, et see on täitsa nagu tavaline, aga see pigem jah, läheb sinna muudatuste juhtimise osasse, et kuidas siis sellest nagu üle saada. Et kuidas me saame kõikidest asjadest, mida me teeme, kliendile väärtust luua. Et sisuliselt see on seesama brändi lubaduse laiendus. Et kes me tahame kliendi jaoks olla. Ja sealt edasi nagu tulekski siis defineerida, et kuidas see kogemus peaks tunduma, milliseid eelduseid on vaja luua, kuidas see väljendub eesliinis, kuidas see väljendub turunduskommunikatsioonis, millised tegevused, millised inimesed, millised süsteemid, kõik seda nagu toetama peaks. Et disainmõtlemine tuleb seal hiljem mängu siis nagu metoodika, et kuidas selleni jõuda, kuidas empaatia kaudu nagu mõista klienti ja neid reaalseid vajadusi ja sõnastada probleeme eelkõige. Aga jah, et iseenesest, et see peab olema ikkagi organisatsiooni selline sihiteadlik otsus asetada klient sinna strateegia keskmesse ja see peab olema tehtud ikkagi ka kõige kõrgemal tasandil. Ja me ei taha ju klienti nagu lihtsalt niisama sõnakõlksuks sinna lisada, et me võiksime täna ikkagi rohkem aru saada, et see efektiivsus, et meil ei ole teatud tegevusi isegi mõtet teha, kui see kliendile väärtust ei loo. Ja meie enda raha, käive, kasum on kõik sellest nagu sõltuvad. Muidugi on, jah. Aga lihtsalt ajast on selline, et me oleme asju teinud nii nagu alati ja nüüd tuleb hakata teistmoodi mõtlema, et seal ilmselt see raskuskese on. Aga nüüd küsimus jah, et ka nagu fookuse hoidmine, et mulle nagu tundub, et tänased ettevõtted ja organisatsioonid saavad pugeda nagu selle taha, et öelda, et aga me ei teagi, mis homne päev toob ja kuidas me saame siis strateegia üldse luua, et sellist pikaajalist vaadet, aga ma ei tea, minu kogemus on küll see, et kui sa oled ikkagi võtnud selle aja, et mõtestada, et miks me üldse eksisteerime, kes meie kliendid on ja kuidas me eristume, et kuidas seda teenust pakkuda, et sul jääb ära nagu sellist ma ei tea, põbelemist või et katsetamist liigselt, et sul on nagu teada, et millised koostööpartnerid, mis väärtustega meiega haagivad, kes on meie sihtrühmad täpsemalt, eks ju. Et see aitabki nagu fookust hoida. See ongi see, mis aitab fookust hoida. Lihtsalt võib-olla jah, seal vahel on põrkumine sellise agiilse maailmaga või siis mingi väga kiiresti muutuva turusituatsiooniga, mida konkurents tingib, on ju, et siis nagu justkui seda aega vahel ei ole, et kõike läbi mõelda. Aga jah, loomulikult kõik, mis sa rääkisid, on väga õige, et need, kes seda prioriteetseks peavad, need seda sama asja kogevadki. Et jah, mul on olnud neid juhuseid, kus on ettevõttele strateegia loodud, et enne on tehtud koos ettevõttega siis kaardistamist, kliendiuuringut ja töötubasid ja siis ettevõtte ikkagi ütleb, et Maria, aga enne kui ma selle strateegia sahtlisse panen
ja siis sa mõtled, et kus siin nüüd siis nagu läks valesti, et ma olen alati ka julgustanud ise, et sellised sammud toovad kaasa natukene nagu mitte lihtsalt nagu teistmoodi mõtlemist, vaid ka siis ettevõttes sees võib-olla inimeste ümbermängimist ja natuke protsesside muutmist, et seda nagu ei tohiks karta, vaid just nimelt, et nende hirmudega tegeleda ja abi küsida, et kas sul selles osas on kogemusi, et Nojah, juhtide kaasamine on keeruline teema ja nii palju, kui on inimesi, on ka erinevaid juhte, kes nagu vaatavad asju erinevalt, et selles mõttes loomulikult peaks olema väga avatud kõiksugu muutustele. Ja juhtide kaasamisega mul on tõesti väga erinevaid kogemusi, see on ju mu igapäevatöö, sellega ma hommikust õhtuni ju olengi tegelenud, et ikkagi panna neid mõistma, et kliendikeskne disain aitabki neil ju nende enda eesmärke kiiremini saavutada, olenemata sellest, et neile võib vahest tunduda, et see just teeb selle kõik aeglasemaks. Aga jah, kas siin tuleb mängu ka see usaldus, et usalda mind kui professionaali, et ma aitan teil nagu seda teha? Kindlasti, aga ega ainult nagu sellise usalduskrediidi nagu osast ei piisa, et seal väga palju on ikkagi dialoogi küsimus, ja muudatuste juhtimise poole peale jälle minevaga, et me peame ikkagi saama aru, et mis on need strateegiad, mida üks juht ise nagu tähtsaks peab, on need siis efektiivsus või lojaalsus või mingisugune digitaliseerimisprogramm, kasv tervikuna, on ju, ja läbi selle hakata vaikselt seda tööd tegema, on ju, et mis mõtlegi nagu juht, et mis tema eesmärk on ja kindlasti tuleks kõiki juhte, kes vastava valdkonnaga nagu disaini poole pealt siis seotud on, kaasata võimalikult varajases faasis ja mitte selleks, et kinnitust küsida mingile asjale, et kindlasti mitte, et pigem nagu just kaasata siis kas mingisuguse kliendiuuringu tulemuste tõlgendamisesse või otseselt mitte nüüd prototüüpimisse, aga võib-olla seal testimise nagu ajal kaasas olla ja nii edasi, et see aitab kindlasti seda kaasatust rohkem tekitada. Et kui sa oled kaasatud, sa oled mõtteviisiga juba nagu kursis, tead, kust need vaheotsused on sündinud. Keskastme juhtidel on niisuguse kultuuri muutmise juures kindlasti väga suur võim samamoodi nagu tippjuhtkonnal. Kas sa oled kogenud ka sellist vastutöötamist, et kui mõnele selles osas asi ei tundu kohe mugav ja lihtne ja mõnus? Jah, loomulikult. See on see hirmu koht, mis me just enne ka rääkisime, et midagi on seal järelikult sellist, et inimene ei ole aru saanud, mida tahetakse öelda. Kindlasti on põhimõttelisi vastaseid ka, kes lihtsalt taovad vastu rindu, et nemad kindlasti teavad, kuidas on õige ja ükski teine variant ei ole nagu mõeldav. Aga selline kontrolli kaotamise efekt võib kaasneda selliste kliendikesksete lähenemisviiside pakkumisel. Ja seal võib olla tunne, et kellelegi lisandub mingi töö ja kliendikesksust ja selliseid disainmõtlemise praktikaid tihtipeale peetakse selliseks võib-olla nagu lisatööks, siuke work on top of work ja see võib tekitada sellist kontrolli kaotamise tunnet, et aga vastu tulebki pakkuda sellist selgust, otsustuskindlust, kiiret tagasisidet ja dialoog on ju, et kui me saame mõne juhi nähtavalt tegutsema, siis see ju loob ka seda usaldust, et kellegi teise näidete varal nagu ise ka edasi hakata toimima. Ja kas ka näiteks mingid väikesed vahevõidud? Absoluutselt, jah. Väikesed võidud aitavad kindlasti skeptikutel oma väikestest mutritest nagu seal peas lahti öelda, et see aitab neid ümber veenda kindlasti.
ja siin on jälle see hea inimeste tundmine, et kellele mis võib töötada. Ja. Mitte see ei ole, nüüd ei lähe sinna manipulatsiooni valdkonda, vaid just puhas psühholoogia, et aega raiskavata seda tutvustada õiges kastmes. Õiges kastmes, absoluutselt jah. Et muudatuste juhtimine, et selles mõttes siin ei ole midagi uut, aga jah, muudatuste juhid ei saa töötada üksi. Et seal on ikkagi see hea taktika kaasata mingisuguseid häid näiteid, neid parimaid praktikaid ja siis nende nagu inimeste varal siis seda palli nagu suuremaks veeretada. Ja see tähendab ka, et tiimis peavad olema väga head inimesed. Ja. Et inimeste valik juba on päris suur teema. Nii, aga ma võtan kuulajate küsimuse vahele, et mis tööriistad või meetodid on osutunud eriti kasulikuks? Ma arvan, et nii nagu minu puhul, nii ka paljude teiste puhul need kõige tuntumad tööriistad ongi need kõige kasulikumad. ABC täitsa, et on teatud meetodid, mis on nii universaalsed, et need nagu sobivad kasutamiseks ükskõik millistes eluvaldkondades. Ja kindlasti üks nendest on kliendi teekonna kaardistamine, mis ei ole, ta on nagu väga piiritlematu asi, aga samas väga mõjus, et ikkagi me saame aru väga hästi, kus klient väärtust kogeb ja kus ta seda ei koge. Et minu jaoks kindlasti üks lemmikasi, siis prototüüpimine ja sealt edasi loomulikult prototüüpide testimine, et selline reaalses keskkonnas asjade valideerimine täiesti asendamatu tööriist ja kindlasti sobiks ka mitte nüüd kõikidele organisatsioonidele, aga teatud organisatsioonidele ikkagi väga-väga hästi ka see väärtuspakkumise lõuend, value proposition canvas, et sellist nagu heurekat ma olen näinud ikka väga paljudel inimestel, kui nad selle nagu suudavad hästi ära täita, et see ikkagi aitab nagu selle kliendi ootuse selle meie pakutavaga nagu hästi kokku panna ja kui me räägime nagu sellistest, see ei ole nüüd meetod või kuidas see küsimus täpselt oli, aga et üks, ütleme, süsteem, ilma milleta mina ka nagu tänasel päeval ikkagi üldse ei näe võimalust toimida, on Voice of Customer'i süsteem ehk et VOC või VOC või kuidas iganes mugavam nagu öelda on, et see nagu toob ka siis kliendi hääle sinna otsustusprotsessi sisse väga selgelt. Ja mina töötan tänasel päeval ikkagi sellise mingi 7-8 kihilise Voice of Customer nagu süsteemiga, kus on siis kas kliendi erinevates elukaare etappides tuleb seda tagasisidet või siis toote elutsükli erinevates etappides, aga et ilma sellise raamistikuta ma ka nagu ise võib-olla ei oskaks enam toimida. Kas oskad, võib-olla sellest ei ole kuulajad nii palju kuulnud, et oskad sa paari niimoodi lausega veel rääkida, et kuidas see kliendi hääl sinna lauale saabub? No Voice of Customer'i all on siis mõeldud tavaliselt sellist kliendi tagasiside raamistikku, kus siis me süsteemselt kuulame, mida klient meile tagasisideks annab. Et meil on see konkreetselt üles ehitatud niimoodi, et kõige kõrgemal tasandil me uurime siis jätkusuutlikkuse bränditaju, kus on ka nagu strateegilised eesmärgid seatud ja siis samamoodi bränditaju terviklikult ehk et meie jaoks olulised brändinäitajad, vaatame, kuidas siis üle turu kliendid on rahul nende näitajatega ja võrdleme ennast siis samades aspektides vastu konkurente. Siis on väga olulisel kohal meie suhteuuring, kus me uurime üle kogu kliendibaasi siis rahulolu teenustega ja ettevõttega, olenemata sellest, kas nad on meiega üldse mingilgi viisil kontaktis olnud, ehk et selleks, et saada teada, kuidas klient enda teenuse pakkujaga rahul on
ja sinna kihti kuuluvad veel väga-väga paljud sellised puutepunkti mõõdikud siis kas pärast mingit tehingut või kõne ja nii edasi, et seda nagu see raamistik üldiselt ette näeb ja seda on võimalik nagu väga peeneks ajada samamoodi, et aga jah, et üle teekonna saaks nagu selle info kätte. Ja nüüd mul kohe küsimus, et kas selles nagu maja sees nähakse väärtust, et kas juhte huvitab pigem see, et kas see rahulolu kulmineerub siis rahalises vääringus või ikkagi, et kas meie strateegilised eesmärgid on seatud nii täpsed, et me saame tõesti valideerida kliendi tagasisides seda. Kindlasti inimesi huvitab kliendi rahulolu ja see on, ma ütleks, et erinev üksuseti, et kui oluliseks milliseid aspekte parasjagu nagu peetakse, et on neid, kes soovivad just teada nagu rahulolu eesliiniga, on neid, kes soovivad rahulolu just toote tehnoloogilise kogemusega täpsemalt teada saada, et aga loomulikult see on üks oluline kandev aspekt, milleta ei saaks toimida tänasel päeval. Ja sina siis vaatad ikkagi seda tervikut, et kuidas erinevad punktid loovad selle summa summarumi. Jah, nii ta on jah. Mis on hea kliendikogemuse retsept? No selles mõttes maitsed on erinevad. Kui palju soola või suhkrut? Just, et no üks asi, mida meie maja nagu teenusdisainer ise ju väga mulle ka nagu peegeldanud, et mis väga hästi läheb inimestele korda, mida nad mõistavad, on see sama ilmselt sinu kuulajatele väga tuntud see desirability, visibility, viability retsept. Ehk et desirability siis see, et me loome midagi sellist, mis kliendile huvi pakub, talle korda läheb, et me saame nagu üldse ta konksu otsa. Ja siis viability see, et me oleks jätkusuutlikud selle asja loomisel äriliselt ja feasibility siis see, et me organisatsioon on võimeline üldse seda asja teostama. Et see kindlasti on üks hea retsept. Ja teine lähenemine, mida ma alateadlikult ikkagi jälgin, mis ei erine sellest eelmisest kuidagi, mis on samamoodi 3 koostisosast koosnev, on siis esiteks lihtsus, et me tõesti nagu loome midagi sellist, mis pakub võimaluse kliendile midagi kiiresti ja mugavalt tehtud saada, siis efektiivsus, ilma milleta ikkagi ei saa, et kas klient tunneb, et see asi on tulemuslik, kas ta saab tehtud oma sooviga, et läheb võib-olla otsapidi sinna jobs to be done teooriasse sisse ja 3 siis selline emotsionaalne pool, ehk et kuidas see asi, mida ma kogen, mind tundma paneb. Et kui me ka neid kõiki 3 koostisosa niimoodi natukene sisse põimime, et siis ma usun, et saab öelda, et tegemist on kliendikeskselt arendatud toote või teenusega. Ja meil on siin see emotsionaalne järelmaitse siin käinud paarist saatest läbi, aga nüüd sai see kuidagi tõesti nagu rohkem sellise, kas sul endale meeldib ka kokata? Ja, väga. Et siis on nagu lihtne seda võrdust tuua, et tõepoolest see on retsept ja tuleb doseerida siis vastavalt tegelikult strateegiale ja vastavalt siis klientidele. Nii, aga jõuame ka selleni, et tegelikult selle kliendikogemuse loomisel ja strateegia rakendamisel tuleb mängu ka klient ise. Et kui me nüüd hakkame seda kõike nagu väljapoole viima, et just see brändi kogemus ja et kuidas ja millal kliente kaasata. Et sa juba mainisid siin vaikselt ka seda testimist ja prototüüpimist, et mulle tundub, et digiteenustega on see hästi nagu loogiline ja hästi palju rakendatud. Ma ei tea, kas sa täna näiteks saad öelda, et kas sa lubad mõne või nüüd ei ole see enam sinu ilmselt teha, aga et kas teil lubatakse mõni teenus nii turule, et seda ei ole enne testitud? Sellist asja pigem juhtub harva ja mina olin jah kindlasti üks nendest
kilbiga inimestest seal, kes seisis ja ütles, et selline asi ei tohi enam kunagi aset leida. Et kindlasti on selliseid lahendusi, mida me loome väga suurtele klientidele, mis on sellised spetsiifiliselt ainult ühele kliendile kohandatud teenused ja seal seda loomulikult juhtub, aga seal on see kontroll ju nagu on vastas kohe olemas, on ju, et kui midagi päris hästi ei toimi, nii et tegemist ei ole massturu asjaga, aga tõsi on, et see nagu meie silme alt läbi ei jookse. Aga kui rääkida sellistest massturu asjadest, siis pigem ei, et kontroll on selles osas ikkagi saavutatud ja mitte ainult kontroll, vaid ka tahe, et see tõesti tundub inimestele imelik, et kui me ei valideeri midagi. Et jah. Et strateegia osa ikkagi. Ta on strateegia osa ja ta on ka sellise siis metoodika osa või puutub kokku nagu sellise agiilse arendusmaailma erinevate põhimõtetega. Ja. Just. Aga kuidas siis ikkagi klienti kaasata, et kas sul on lihtsalt, et ettevõtted, kes ei ole sellega nii palju kokku puutunud, et meie näiteks siin just kevadsemestril ka tudengitega teeme just seda prototüüpimist, et testi täitsa erinevas järgus, et kõigepealt, kus sa võidki nagu paberi peale täitsa joonistada, kas või need telefonivaated on ju. Ja saada tagasisidet nagu sellele kõige olulisemale ja siis minna ka visuaalsemaks ja et see ettekujutus päris teenusest tekiks kiiremini. Jah, digitaalses disainis on see võib-olla pisut teistmoodi, kui me räägime sellisest nagu juba kontseptsiooni või siis nagu mingisuguse visiooni loomisest, siis loomulikult klienti tuleks kaasata probleemi määratlemise etapis juba, et see nagu ikkagi... see, et kas me lahendame õiget probleemi. Ja, et see on ka see, mida ma majast seest kogu aeg kuulen, et on ikkagi raske selles hetkes juba nagu klienti juurde võtta, et seda tahetakse teha natukene hiljem, aga... Ja, et me oleme ikka harjunud, et kõik on väga salajane, mis me teeme, konkurents saab äkki liiga vara teada, aga tegelikult see on nagu lihtsalt puhas ebakindlus, et me ei ole seda nii palju praktiseerinud. Ja, see on tõesti, seal on nagu need metoodikad on vähem, võib-olla nad on pisut rabedamad ja tuntakse ennast ebakindlamalt, on ju. Et aga... Ja võib-olla üks asi, mis teeb sellega keeruliseks, on see, kui ongi mitu kliendi gruppi, kellel võib olla nagu hästi erinev arusaam sellest samast asjast, et on nad siis vanuseliselt või mingi sotsiaalgruppide mõttes täitsa erinevad, et siis see kuidagi tundub hästi laialivalguv ja võib-olla hirmutab natuke. Et nad ise ka ei tea ja siin ei olegi nagu sellist ühist seda mustrit ja millest me siis peaksime lähtuma. Jah, just, et see on see selline osa, kus me peame ka nagu juurde astuma, nõustama, aitama seda asja pulkadeks lahti võtta, siis jälle need tagasi kokku panna, aga no üks viis, kuidas siis ikkagi saada mingit selgust seal on persona baasil segmenteerimine on ju, et mingisugused sellised üldistatud persoonad saab ju alati luua ja on nad siis turunduslikud või on nad siis nagu tootest lähtuvalt, aga see siiski on võimalik, et natukenegi juba päris alguses mingit selgust tekitada. Ja no ma ise olen ka nagu just öelnud, et kui sa eeldad midagi ja tänapäeval on ka need AI võimalused, et me ei pea tegema võib-olla siis nagu esimeses järgus nagu kliendi intervjuusid või nendega rääkima, me saame panna selle hüpoteetilise persona AI-ga paika, testida just seda probleemi sügavust ja et kas me lahendame õiget asja. Täpselt. Ja siis jõuda nagu nende hilisemate versioonideni, et... Ja, see on nüüd jah see osa, mida nagu AI pakub ja samamoodi me saame ikkagi välja selgitada, et millised need kõige tõenäolisemad kliendigrupid on, kellest sõltub selle asja edukus või siis, et kelle puhul oleks kõige suuremad riskid, et kui me selle osa läbi mõtleme, siis me oleme ikkagi päris tugeva sammu ju teinud edasi selleks, et asi oleks edukas. Et me peaks alati ikkagi alguses juba läbi mõtlema, et mis on meie jaoks äritulemusele ka kõige olulisem segment. Ja
sest kõik ei saa olla kõigile. Ei, absoluutselt ei saa olla kõigile. See on ka üks asi, mis selline tunne, et ma vist jään seda kordama nagu papagoi elu lõpuni, aga olen juba ära harjunud, et ja üks asi veel võib-olla, et me ei tohiks jätta seal neid samu suure pildi harjutusi tehes nagu kõrvale ka neid väiksemaid kliendigruppe siiski, kes on haavatavamad, kelle abil võib-olla saab korraks laiendada erinevaid nurki, et kindlasti on mingeid corner case, mida ei tohi ära unustada ja samamoodi ju tegelikult ligipääsetavuse teemad, et ikkagi ligipääsetavad asjad, selline kaasava disaini pool aitab ju tegelikult muuta asjad sellele samale retseptile vastavaks kõikide kliendigruppide jaoks, et me oleme lihtsalt selged, arusaadavad, pakume seda, mis vaja, et selles mõttes praegu just selle aasta juunis on see märgiline European Accessibility Acti rakendumise aeg, just praegu, kui me siin laua taga istume, nii et see on ka asi, mis ma arvan, et hakkab nüüd aina rohkem pilti tulema. Ja, no mis sa nagu näed, et mis see kaasa toob? See toob kaasa selle, et me peame mõistma, et on inimesi, kes vajavad siis sellist mitme meelega tajutavat kogemust, et me peame ennast ümber kohandama ja see on nii digitaalses maailmas kui ka füüsilises maailmas. Ehk et ilmselt tuleb juurde teenuseid, mida on võimalik lisaks nägemisele ka kuulata. Ja kindlasti siis IT-arendajad saavad väga palju tööd juurde, et sellised suurettevõtted on siin kindlasti suunanäitajaks, et nende järgi hakatakse neid asju ju tegema. Ja, keegi peab selle tee lahti lükkama. Ja see toob tegelikult kaasa nüüd järjest rohkem ka testimist, ma arvan, kui seda prototüüpimist on ju, et kui sa võtad kokku, et võlu-valu prototüüpimisel, et mis sa omast kogemusest saad öelda, et millele tasub tähelepanu testimisega pöörata? No prototüüpimine võimaldab testida ideid ikkagi eelkõige siis kiirelt ja riskivabalt. See on selle võlu. Et kui meile tundub näiteks, et mingi uus digilahendus on väga hea, lahendab kliendi probleemi, siis prototüüpimise ajal võib ikkagi selguda, et kasutajad ei saa sellest väga intuitiivselt aru või ei tunne ennast turvaliselt. Ja seda olukorda ma olen ise väga-väga palju näinud ja see ongi see koht, kus ma kõige rohkem tajusin, et meil on vaja tuua see strateegilise disaini roll ka sisse. Et selline lõppastme disain ei lahenda ära nagu väga paljusid selliseid küsimusi, mis puudutavad väärtuspakkumist. Ja prototüüpi luues, prototüüpi saab luua väga-väga erineval moel on ju, et need kuulajad, kes teavad, siis tõesti seda saab luua nii füüsiliselt kui digitaalselt ja saab teha kontseptuaalset prototüüpi, uurida, et kas üldse mingisugune tuleviku valdkond võiks kliendile huvi pakkuda, asi, mida ta ei oska veel mõelda ja ta ei saa nagu ennast isegi sinna viia, aga teatud nagu sellise üldise mingisuguse kirjelduse näol ikkagi saab uurida, kui palju selle vastu reaalsuses nagu huvi oleks. Et selles mõttes prototüüpimine on minu jaoks jah, täitsa nagu asendamatu tööriist ja me oleme kindlasti väga nagu targemaks saanud selle tegemisel, et iga selline prototüüpimine, iga test, mis me teeme, annab meile iga kord mingisugust uut teadmist ja mitte ainult selle sama asja kohta, mida me praegu testime, vaid võib ka nagu laiemalt minna, et prototüübi loomise käigus inimene võib vahel hakata kirjeldama mingisugust situatsiooni, mis tal nagu 2 aastat tagasi juhtus ja me saame sealt väga väärtuslikku sisendit tegelikult. Vaat see on nüüd see kuulamisoskuseid ja et mõni võib keskenduda ainult sellele, et ma olen praegu fookusega selles projektis, aga kas ma tahan nagu seda laiemat vaadet, et ja oskan seda siis rakendada. Ja, no loomulikult ka see, et iga nagu prototüübi testimise ajal on loomulikult väga piiritletud aeg ja me peame hoidma ka sellest nagu testimise kavast kinni, aga ma ütleks küll, et iga sellise prototüübi nagu loomise ajal me
saame tõmmata niite väga paljude erinevate kokkupuutepunktide kohta ja see on tõesti nagu kompetentsi laiendamise küsimus ka, et millal kas ärijuht või UX-disainer on valmis nagu enda sellisest piirist välja minema, et sakutada kaasa erinevaid teisi osapooli, kes selle asjaga kokku puutuvad ja paluda neil kuulata, paluda neil osaleda, et märgata ja seesama kliendi lähemale toomise osa organisatsioonis. Väga ja me jõuame jälle sinna nende osakondade koostööni, eks ju. Ja kas ma siis tahan, kas ma jälle näen, et see toob mulle jälle seda lisatööd, et ma pean teistele selgitama, mida me just siin nagu prototüüpimisega teada saime. Aga kui ma näen selle ise väärtust ja ma tahan seda kolleegidele edasi anda, et siis... Aga jah, see prototüüpimise peamine võlu lisaks sellele, et me saame kiiresti ja riskivabalt midagi teha, ju ongi siis ka see järeldus, et me saame tagasiside õigel ajal, et me ei kuluta suuri ressursse selleks, et midagi valmis arendada. Et kui ma mõtlen tagasi mingisugusele 15 aasta tagusele ajale, siis kõik, mida ma ju nägin agentuurides, oligi see, et me panime nii palju brain powerit ja raha mingisuguse asja tootmisele ja kui seda läbi ei olnud testitud, siis sellised asjad ju võivad kaasa tuua lisaks sellele, et me kaotame selle arendusressursi. Me kaotame ka ju, näiteks kui luuakse mingisugune asi, mis toob kaasa selle, et töötajatel on ebamugav selle uue asjaga toimetada, siis me saame kaasa nagu rahulolu kao selles töötajaskonnas, kui see toob kaasa mingisuguse sellise muudatuse, mis inimestel on arusaamatu ja hakatakse rohkem helistama, pöörduma eesliini poole, siis veel selline nagu kõnede sissevool, mis on väga-väga suur raha. Nii et prototüüpimine aitab nagu ikkagi ka selliseid väga suuri ebaõnnestumisi vältida. Ja selle, mis on prototüüpimise valu, et valu tekibki siis, kui organisatsioon ei ole harjunud poole pealt midagi ümber tegema. Ja see tähendab ilmselt siis seda, et me tahame kohe saada täislahendust. Kohe me õnnestume. Just, et ja see nagu, ma saan aru, selline pidev surve kasvule, käibele loomulikult seda nagu selle tunde taga on, aga jah, ma olen isegi kohtunud ühe Eesti väga tuntud startupi juhatuse liikmega, kes tegi suured silmad selle peale, kui ma ütlesin, et oleme väga palju tagasi pööranud prototüüpimise faasis mingisugust asja, et mitte seda turule tuua. Ja ta oli nagu siiras hämmingus, kui ma õigesti mäletan, ta vist isegi tegi mingi LinkedIni postituse selle peale, et outrageous, et kuidas võiks üldse nagu midagi sellist ette kujutada, on ju. Aga me saame aru, et tegelikult see on ju sellepärast, et organisatsioon ei ole harjunud ebaõnnestumist taluma. Et mingisugune küpsusaste ikkagi seal on järelikult nagu puudu jäänud ja me peame looma ruumi katsetamiseks. Absoluutselt, jaa. Disainmõtlemine nõuab sellist turvalist keskkonda ja me peame saama testida ilma mingisugust karistust kartmata. Just see organisatsiooni kultuur on ja jõuame jälle juhtideni. Aga kus sa näed, et meil nüüd see AI revolutsioon ja kõik see meid viimas on, et just need kliendikogemused ja strateegiline pool, et... Hetkel mulle tundub küll, et AI on toonud nagu hästi palju võimalusi ja samas ikkagi vastutust ka. Praegu ma olen seda kogenud eelkõige siis, et kuidas ta aitab meil seal samas Voice of Customeris erinevat infot sünteesida, et see on nagu see peamine koht, kus mina seda hetkel nagu sellest kasu saan ja seda näen, on ju, et me mõtestame, me analüüsime asju oluliselt kiiremini kui enne ja selle tõttu me saame nüüd võib-olla pöörata tähelepanu rohkem sellisele nagu väärtuspakkumise kujundamisele ja empaatia tekitamisele, et annab meile nagu rohkem aega selle väärtuspakkumise kujundamiseks. Aga võib-olla üks asi veel, kus
kus ma näen, et hakkab aina rohkem tulema, eelkõige ma näen seda turunduse poolt tulemas, on see, et me saame pakkuda personaliseeritud kogemusi, aga me saame seda laiendada palju nagu suuremale grupile, et see tundub väga personaalne, aga tegelikult on see ikkagi nagu skaleeritud oma tausta poolest, on ju. Kui me saame seda AI-d niimoodi nagu koolitada, et see oleks eetiline, on ju. Aga jah, kindlasti need päris kokkupuutepunktid, millest me just rääkisime, et need seda enam ju saavad aina olulisemaks, et me oleme need ainsad mitte digi ja mitte nagu AI genereeritud asjad, et kus me päriselt näeme mingisugust konsultanti, et tema oleks siis sellise ettevalmistusega, et ta suudab luua nagu väga tähenduslikku kogemust, et sisuliselt jutumärkides võidab see, kellel on siis nagu kõige parem see tähenduslik kogemus seal. Et inimlik kontakt ja väärtuse loomine selles kontaktis. Jah, absoluutselt. Ja kui sa nüüd mõtled ühe sellise kas teenusediseineri või ettevõtja peale, et kes seda teekonda alles alustab ja tahab oma organisatsioonis nüüd seda strateegiat ja mõtteviisi levitada, kas sa oskad kokku võtta mõned soovitused? No kindlasti on oluline mitte tegeleda ainult sellise andmete vaatlemise või sellise kliendikogemuse raamatupidamisega. Et need andmepunktid on vaja ka kuidagi mõtestatult kokku siduda, et väga lihtne on jääda kinni mingisugusesse ühte sellisesse aspekti, üksikusse hetke, mis kuskil tundub, et on halvasti, aga ma arvan, et kui me mõtleme süsteemselt, siis me suudame nagu neid seoseid leida ja see oskus kindlasti, endas seda oskust arendada on nagu väga oluline. Ja nagu ma vist enne ütlesin ju ka, et disain selles mõttes on meeskonnasport, et need samad kaasamise oskused, et meil ei piisa ainult sellistest funktsionaalsetest disainioskustest, vaid et kui me hakkame mingisugust kultuurilist muudatust või niisama nagu käitumuslikku muudatust nagu ellu viima, siis meil on väga oluline see, et me loome sinna juurde siis sellise ruumi ja mingisugused süsteemid või struktuurid, kus me siis saame ikkagi anda võimaluse eri osapooltel kaasa rääkida, see dialoogi pidada, nii edasi, et me lihtsalt mitte, et me ei ütle, et siin on palun topeltteemanti mudel ja hakkame aga rullima, et nii ei saa, et selles mõttes selline koostöö ja kaasamise meisterlikkus on võib-olla see, mida tasuks endas arendada. Väga hea. Kas sind ennast on mõni inimene või raamat nii palju mõjutanud, et sa võiksid seda soovitada? Neid raamatuid on väga palju, et selles mõttes väga keeruline on midagi esile tuua, aga enim on mind sellised ikkagi nagu käsiraamatu tüüpi raamatud aidanud, et terve ports nendest on sealt O'Reilly kirjastuselt, kus on väga tugevad tegijad, Peter Merholz, Kristin Skinner, erinevad, kes on kirjutanud selliseid käsiraamatu vormis, et kuidas disainist rääkida, kuidas disainimeeskondi üles ehitada, kuidas struktuurselt tagasisidet küsida, kuidas testida, et neid sellised käsiraamatu formaadis on küll ja veel ja on ka täpselt samamoodi, tegelikult ma võin, ma ei tea, kas sinul on võimalik show notes'idesse panna mingisugust infot, et ma võin need kõik nagu üles reastada, et samasuguses kastmes on terve hulk mul ka neid, mis puudutavad siis teenusepõhiseid organisatsioone, lemmikraamatud, mille juurde aeg-ajalt nagu tagasi pöörduda, kus mul on paksult kollasega mingid kohad alla joonitud, et ja siis nagu väga tuntud playbookidest võib-olla see This is Service Design Doing ja Jobs to be done playbook, et need on nagu meie valdkonna inimestele juba seal nagu piibli staatuses. Et jah, ma arvan, et ma listiks tõesti võib-olla 10 või 15 tükki neid, et miks mitte? Ja. Ma olen ise täpselt nagu seda tüüpi ka, et just need playbookid ja hästi praktilised lähenemised ikkagi meie valdkonnas töötavad, et sul võib tekkida ja just eriti, kui sa oled siis alles nagu loomas, ütleme, organisatsioonis seda meeskonda, seda mõtteviisi, et kuidas ma step by step nagu lähen,
millist meetodit ma võiksin testida, kas see tõi tulemust, kõik need soovitused, asjad, palju see aega võtab, keda kutsuda ja nii edasi, et seda tõesti me siin selle tunniga ei jõua ära lahata. Ja, aga ma saan pakkuda selle shortlisti, et lükata kõrvale võib-olla need, mis ma näen, et ei ole nagu nii efektiivse teadmise nagu saamiseks, aga jätta alles nagu need, kus tõesti on niimoodi, et selline tunne, et tahad igale lehele panna selle post-iti vahele suured nooled tõmmata, et on neid, mis on tõesti nagu väga, väga head. Aga kindlasti on ka mingeid selliseid raamatuid, mis on üldise juhtimise osas mulle osutunud kasulikuks ja nii huvitav, kui see ka ei ole, et mulle just enim sümpaatsed on erinevad naised. Sheryl Sandbergi see algne raamat küll hiljem mattus väga mitmete Facebooki ja Meta skandaalide alla, aga tema mitmed mõtted sealt on olnud mulle väga väärtuslikud ja samamoodi Brené Browni asjad, mis puudutavad nagu üldiselt juhtimist on ju, ja Patty McCord, samamoodi selline personali ja kultuuri mõttes asendamatud teosed, nii et võin panna terve nimekirja enda mõtetest kirja. Ma juba kuulen, kuidas see nagu kuulajad ütlevad, et jaa, me tahame seda kõike. Nii et igal juhul ma väga tänan, Laura, et mulle tundub, et täna seda väärtust sai siit küll ja küll, et tegelikult jah, inimestel on need ka küsimused päevakorral, et kuidas seda oma organisatsioonis kõike lahendada ja sellisesse vormi viia, et see kõik olekski sujuv, lihtne ja mõnus ka kliendi jaoks, ja ma ei tea, meil jääb ainult nagu soovida, et oleks rohkem nagu seda disainmõtlemist, et me julgeks eksida, me julgeks tulla 2 sammu tagasi ja juhtidena me ei pea kõike ise teadma oskama, aga me võiksime väärtustada strateegiat kui fookust siis järgnevaks 2 aastaks, kui mitte rohkemaks, aga ikkagi mõtestada ja sõnastada ära, et kes me oleme, miks me oleme, kellele. Ja tasub ka vaadata, et olen toonud ka e-kursused nii selle väärtuspakkumise teemal, kliendi mõtestamise kui ka brändi osas, nii et saate juurde vaadata. Aga siis järgmise korrani!